nii, tere hommikust. Tänane töö. Hakkame saagima täna. Vaat, mis meil siin siis on. Kohe vaatame. Need pood siit lähevad ahjupuu pikkuseks ehk siis 50 ja sealt see lepp tuleb siia. Lisaks veel keegi kabistab siin kõrval võsas. Täpselt ei tea, kes see savi. Ja need lepad saab veel ka kõik sinna langetada. Ehk ühesõnaga täna on saagimistöö. Keti oli ka juurde ja nii minu moodi. Olemas. Täna kasutame oma töös siis 261 stiili, 261 CMB kätepideva soojendusega. Praegusel hetkel seda vaja pole. Nii, ega midagi. Enne puhtaks, saab neid siia lasta.
annab käia nende parkude peal. Ühesõnaga siin need tuleb veel ära võtta, tuleb siia lasta. Tagumine tuleb ka veel siia lasta ja tuleb need 3 ära võtta.
räägime siis ka metsamehe tööst natukene. Ehk siis kiilutasku, 2 kiilu on sees, haarats, mõõdulint, meetpakk, aga mul siin sees on vist kriidid ja siis on niisugune asi veel. Sellega saate siis tõmmata oksi või mis iganes asju. Vist oli 145 eurot maksis, aga ütleme niimoodi, et väga okei asi on, mitte midagi ei ole halba ütelda. Et aitäh Mega! Ja meil on siin paras bardakk, miks ma seda teen, on küttepuud, ei ole mulle. Et need tuleb nüüd kokku vedada ja lõhkuda. Ja siis lähevad riita. Aga küll ma pean selle hooldusest rääkida, siis võt see sama lipp, mis siin on pool kuivanud. See on tegelikult paras mädakolde pesa. Ja seal on veel üks ja seal on veel üks. Et tegelikult tuleks need ka maha võtta. Aga jah, niimoodi ma siin oma päevasid vedan. Nüüd on natukene tuult, hommikul oli ikka meeletu kuradi palavus. Ja langetamiseks on mul kiilud ja siis mul on täpselt siukene väiksem pliidipuu kirves Fiskars jama. Et see on ka üks, mis mul siin on. Ja muidugi ülejäänud varustus on siis seal masina peal. Aga ma panen praeguseks asjad kokku, sellepärast et tänane päevaplaan oligi see, et ma lõhun ja langetan ja lõhun. Langetamisest eriti midagi ei tulnud, aga küll siit on vaja mõned veel jupitada. Aga vahepeal peab kokku vedama, sest muidu on nagu, jah, ühesõnaga. Et siit on noksi vaja vedada ja natukene veel lõigata. Nii et võib-olla teeme lõhkumisvideo ka. Paljud saavad teada siis, mismoodi lõhutakse. Käsitsi, sest tänapäeval on kõik masinaga, aga mismoodi on käsitsi kõige efektiivsem lõhkuda, mismoodi on vale lõhkumine, mismoodi on mismoodi. Aga ega midagi, kõike kaunist ja loodan, et teile meeldis.